Vaadake, kui kiiresti lapsed õpivad, nad on esimest päeva mäe peal ja juba nad tulevad sealt slalomit. Ära sina sõida, surra, vurra, ära sina suski, ära vurra, sõidab päev, kui teed setukale läheb. Aga kuidas siis ikkagi saada need suusad keerama? Seda näitab meile 4-aastane Anna-Brit, kes on samuti alles teist päeva suusamäel. Väikelastel on hästi oluline see õppeelement, et teeme lennukit ja siis käed põlvele, siis tal hakkab keha pöörama natukene ja lennuk ja käed ühele põlvele, lennuk, käed teisele põlvele. Nii, Tõnis õpetab ilusti, väga kenasti ja niimoodi saab, sest väike laps ei tea paremat vasakut poolt, siis on lihtsalt käed ühele põlvele, käed teisele põlvele. Ja nii lihtne see ongi, kui panete käed vasakule põlvele, pööravad suusaninad ise automaatselt paremale ja vastupidi. Kui on päris algaja laps ja pisike nagu see mul 4-aastane, siis meie õppisime, element on siis sahk ja pidur, nii, ja sahk tähendab seda, et sa sõisad kannad laiali ja ninad natuke koos. Nii sõidame, Anna-Brit, niimoodi, nii ninad laiali, ninad koos, kannad laiali. Ja siis me natuke libiseme koos lapsega ja nüüd ütleme, pidurdame, sahk, nii. Ja nüüd teeme kannad nii laiali ja ees peab vahtuma rusikas siia vahele, jah? Täitsa kokku ei pane? Täitsa kokku ei tohi panna, siis kukud. Ja jälle libiseme natuke. Nii, ja pidurdame. Ja lapsel on hea öelda, et hoia käed põlvel. Siis ta keha ei toetu sinu peale, vaid sõidab ise. Ja niimoodi see käib. Muudku harjuta. Et lapsed on siin tund aega juba mäe peal olnud ja kõige tähtsam, mis on ära õpitud ja külma eest hüppamine ja hop. Tõesti on väga külm. Et ütle nüüd, Tiina, kuidas siis lapsed hakkama said, et tõesti on pakane? Lapsed on väga tublid olnud. Neil on nii põnev, nad unustavad ära, et neil on külm. Meil on siin täiesti esmakordselt. Mammu 4-aastane esimest korda sai suusad alla. Anna-Brit 4-aastane esimest korda suusad all. Täna juba sõidavad nagu kulda. Siin on mul vanad tublid õpilased, mitu aastat käinud mägedes. Nüüd teevad hüppeid ja trikke. Väga tublid on kõik ja keegi külmast ei hooli. See on uskumatu, tõesti nad on tublid. Väga pidurdame. Näed, jäi mingit hirmu. Super, kõik suusatava. Kuidas sulle suusatada meeldib? Päris hästi. Meeldib suusatada? Külm sul ka ei ole? Kas sul tuli hästi välja ka? Jaa. Suusalumi, saadas õhtust hommikuni, saadas kinni suusaraja, uus on sisse sõitava. Teadlased ütlevadki, et kui te tahate, et teie lapsed omandaksid mingi oskuse ilma erilise pingutuseta, siis tuleb juba varakult hakata koos neid tegevusi harrastama. Siin on arengufüsioloogias, et lapse arengus on jõud, kiirus, osavus, on sellist hüppelised arenguaknad ja need tavaliselt paigutuvad sellisest 6.–12. eluaastani, 2-3 aastaste akendega liigutakse edasi, et see ei ole mitte oskuste, vaid tegevusruumi, kultuuri ja arusaamade treening tema jaoks. Suusabaasis on tantsunud pidu, see toimub siin iga lõhtul. Noorte kehade vallatust ruum on täis ja villaste sokkide lõhna. Suuremad lapsed on aga suusamäel juba tegijad. Selliseid trikke teeb näiteks 12-aastane Siim-Erik Pelials. Mitu aastat sa siis juba suusatanud oled? Ma ei tea, 2-aastaselt, 10 aastat umbes. Vau! Ja mida nooremalt hakkate trikke õppima, seda parem, sellepärast et lapsed ei karda ju kukkuda. Lapsed on väga vastupidavad selliste väljakutsete suhtes. Julm on küll öelda, et kui laps visata vastu asfaldi, ta tõuseb püsti ja läheb edasi, kui täiskasvanu inimene visata vastu asfaldi, ehk ta kukub vastu asfaldi, siis ta jääb hoigama. Kas see on nagu jalgrattasõit, et kui korra 4-sena endale selle selgeks teed, siis oled 24-selt, lähed suusatama ikka oskad? Ja kindlasti ta jääb sul automaatselt mällu, sa võib-olla esimesed päevad natukene tuletad meelde, aga ta on nagu jalgrattasõit. Kui sa aastad ei tee, siis ühe korra teed ja sul on jälle see meeles. Et see on väärt oskus kogu eluks. Pole liialdatud, kui nimetada Tiina Kipperit mäesuusareiside maaletoojaks.
30 aastat tagasi oli tema esimene, kes üritas eestlastele selgeks teha, et suusareis on ka tore. Täna süstib aga kogu innuga mäesuusapisikute juba lastesse. Tõesti, see oli selline huvitav juhuste kokkusattumus, et läksime sõpradega mägedesse. See ilus koht on Gruusia Gudauri. Siinkohal tervitan kõiki, kes on Gudauris käinud. See on väga huvitav koht, kus siis nõukogude ajal sai nagu suusatamas käia. Ja sealt sai see baas alla ja siis 90-ndatel hakkasin juba tegema sinna Gruusiasse suusareise ja siis see muudkui läks edasi ja nüüd mul on enda firma, nüüd ma korraldan ise ja mulle õudselt meeldib lastega tegeleda. Ma täiesti kaifin seda, kuidas mu lapsed arenevad. Me alustame tõesti 4-5 aastastega ja paari aasta pärast on nad niisugused tegijad, et no lihtsalt seda arengut on väga nauditav jälgida. Äli ja tema abikaasa Taso on saanud aga näiteks suusapisiku meie Eesti enda suusamägedelt. Tahaks kogu aeg pikemaid mägesid, sellepärast me käimegi Alpides ka sõitmas. Nii et vähemalt korra-paar Rimosel või Tahkol Soomes, kus on lastega väga turvaline ja mõnus ja siis käime ja väikeste lastega, et seekord me panemegi oma lapselapsi suusa peale. Ja kui vanad nemad siis on? 2 ja 4. Issand! Et 2 juba sõidab mäest alla, 4 veel väga ei taha. Jaa. Nii, et aga Mette hakkas sõitma 4-aastaselt. Ja. Iga aasta mitu korda te siis suusatama jõuate? No 2 ikka. Imos, Soomes ja siis kuskil Alpides teise see aasta reisi. me läheme vist Itaaliasse. Itaaliasse lähte see aasta või? Nägu on juba nii rõõmus ootad. See on suured Sääl ei ole nii külm tavaliselt, me käime kevade poole. Saab päikest võtta. Ja. Stiilsel puhkusel ja perega veedetud kvaliteet ajal pole mäel piire. Nii tunnistavad mitmed pered, et päev mäe peal on nende pikim üheskoos veedetud aeg talvel õues. Ja täna on rekord, külmarekord ja õues oleku rekord. Ja selline lõbus perepäev lõpeb lastel sooja kamina ees üheskoos uut Eesti rahvalaulu lauldes. Jooksen